Täna räägime natukene jõutreeningust, jõutreeningu olulisusest, kasulikkusest. Võtame sellise tüpaaži, ehk siis kui inimene alustab jõutreeninguga. Esimese 2 kuu jooksul räägime me sellisest närvisüsteemi adapteerumisest. Ehk siis meie närvi-lihasvahelised seosed tekivad, meie koordinatsioonimehhanismid täiustuvad, lihaskontraktsiooni aparaat täiustub. Ühesõnaga lihtsustatuna öeldes, ehk siis närvi-lihasvahelised seosed paranevad, meil tekib selline autonoomsus ja see harjutuse tegemine muutub meile lihtsamaks. Me jõuame siis sellise müogeense adaptatsioonini, kus me räägime kus on jõukasv, aga ilma märkimisväärse lihasmassi kasvuta. Ehk siis meie lihaskihud muutuvad paksemaks, suuremaks, meie sidekoeliste struktuuride koormustaluvus tõuseb. Me räägime siin sidekudedest, mis siis on liiges ümber, ehk siis me räägime siin kõõlustest, me räägime siin lihastest, fastsiast, ligamentidest. Need muutuvad tugevamaks, ehk siis meie mida rohkem me koormust oma sidekudedele anname, seda tugevamaks need muutuvaks, siis mida rohkem neid stimuleerime, seda tugevamaks nad saavad. Räägime siin ka skeletist üldiselt, räägime luumineraaltihedusest, ehk siis mida rohkem me koormust anname oma kudedele, seda väiksem risk on meil haigestuda osteoporoosi, ehk siis mida rohkem me trenni teeme, mida rohkem me kõõlustele koormust anname, seda rohkem meil luumineraaltihedus suureneb, mis on väga hea, kuna vanuse kasvades me muutume järjest rohkem inaktiivseteks, paraku, nii on. Mis veel on üks evolutsiooniline osa meie elust, mis käib meie kõigiga kaasa, on lihasmassi kadu. Ehk siis vanuse kasvades me hakkame kaotama lihasmassi, ehk siis teisisõnu sarkopeenia. Ehk siis meie füsioloogiline lihasristlike pindala väheneb, meie lihaskiudude arv väheneb, mis tähendab seda, et teisisõnu meie lihasmass hakkab kahanema. Ja erinevad uuringud on näidanud, et selline 2–8% lihasmassi kadu võib tulla dekaadis. 60-aastastel juba võib olla see protsent juba 10% peal, nii et see lihasmassi kadu on väga suur. Ja lihasmassi olulisus, rääkides sellest, ehk siis meie lihasmassi suurus on lihasmassi suurus ja jõud on väga tugevas korrelatsioonis omavahel. Ehk siis kui neist kahest rääkida ja kui me defineeriksime jõudu siin eraldi, siis jõud on kehaline võime ületada lihaste abil välist vastupanu. Ehk siis me peame midagi ületama. Ehk siis oletame, et me toome siia näite, et meil on kang on turjal, me teeme kangiga kükki, ehk siis me peame ületama välist vastupanu, ehk siis kang on nagu väline vastupanu. Me peame ületama seda, et tulla tagasi uuesti siis argseisu püsti. Ehk siis see on väline vastupanu, ehk siis me peame kogu aeg midagi ületama. Mida vähem me trenni teeme, seda väiksem meil on jõuproduktsiooni võime. Teisisõnu, seda rohkem inaktiivseks me muutume, ehk siis mida vähem on meil jõuproduktsiooni, seda vähem neid kudesid stimuleerime. Teisisõnu, kui me tahaksime võtta lapselast näiteks sülle maast, tahaksime võtta toidukotiga minna trepist üles, raske toidukotiga, siis see võib saada meile suureks, kuidas öelda, tagasilöögiks, kuna kui me stimuleerime oma kudesid, kui me ei anna koormust oma skeletilihasmassile, siis meie teadlikult meie lihasmass kaob. Ehk siis teisisõnu, mida vähem me stimuleerime oma kudesid, seda rohkem me hakkame tegelikult mingeid asju ka eirama, ehk siis olgu see siis lapse sülle võtmine või siis kilekotiga trepist üles kõndimine. Ehk siis me peame rakendama seal jõudu, ehk siis jõuproduktsiooni. Meil on jõu, nagu defineerisin jõudu, siis on kehaline võim ületada välist vastupanu, me peame ületama välist vastupanu, et saada trepist ülesse. Kui me seda teha ei jõua, siis me juba teadlikult väga palju, see mõjutab ka meie vaimset tervist, ehk see mõjutab ka psühholoogiliselt juba. Ehk siis kui me seda teha ei jõua, siis me hakkame seda ka teadlikult juba vältima, nii et see on selline surnud nõiaring, jah. Rääkides jõust veel, ehk siis see jõud on oluline, igatepidi jõutreening on väga oluline, nagu ma eelnevalt ka mainisin. Ja mulle meeldib alati tuua ka näiteid, et kui me räägime siin lifespanist ja healthspanist, ehk siis kui me räägime lifespanist üldiselt, siis see on nagu eluiga üldiselt, see on
aastate arv, kui kaua inimene elab, ehk siis sünnist surmani, aga seal ei ole väga palju välja toodud, kui kvaliteetselt elab. Kui me räägime health span'ist, ehk siis see on tervislik eluiga, kui kaua inimene elab, aastate arv, kui kaua inimene elab, nii-öelda siis tervet ja täisväärtuslikku elu ilma krooniliste haigusteta. Ehk siis ei ole oluline see kaua elatud elu, vaid oluline on elada täisväärtuslikult ja tervislikult. Nii et tehes siis selle lõppresümee ja võttes kokku siis selle jõutreeningu olulisuse, siis see jõutreening tugevdab meie skeleti-lihassüsteemi tugistruktuure, nagu me eelnevalt ka mainisime, räägime siin ligamentidest, räägime siin kõõlustest, luudest, lihastest ja nii edasi. Nii et mulle meeldib öelda, et jõutreening on parim investeering lihaspanka, mis toob dividende parema tervise, kiirema metabolismi ja vigastuskindluse näol. Nii et kui teil on soov teha jõutreeningut, kuskilt on soov alustada, ei tea, kuidas mingid treenažerid toimivad, siis ma hea meelega olen valmis võtma veel mõne inimese enda juurde personaaltreeningule. Seega kirjutage mulle ja aitan teid kindlasti teie eesmärkide saavutamisel. Kohtume treeningul.